Pärnu ooperifestivali Promfest raames lavastub juuni alguses Rimski-Korsakovi ooper Tsaari mõrsja. Ooperi esimesed fraasid kõlasid küll teatris Endla, kuid proovid toimuvad hoopis Leedus Kaunase muusikateatris. Seal hakatakse Tsaari mõrsjat pärast huviseid etendusi Eestis ka mängima. Teater Endla heliruumis sai alguse suvel Pärnus lavale jõudva Nikolai Rimski-Korsakovi ooperi Tsaari mõrsja ettevalmistusperiood, kus salvestati heli ja pilt reklaammaterjalide jaoks. Traditsiooniliselt kehastavad peaosi ooperifestivali Promfest raames etenduvas ooperis viimase Claudia Taevi nimelise laulukonkursi võitja Valgevene bariton Andrei Šavtšenko ja samal konkursil 3. koha saavutanud Läti sopran Elina Šimkus. Nad lihtsalt ideaalselt sobivad selle ooperi rollidesse ja me leidsime neile tõesti liigutava loo, mis on ka väga hea lugu ja mis on väga vähe mängitud, et Eestis tõesti võib-olla 30-40 aastat tagasi viimati. Mõlema peaosatäitja arvates on tegemist väga huvitavate rollidega, kuid kindlasti ei ole algav prooviperiood nende jaoks lihtne. Музыкальном много разных нюансов, а в драматическом плане это еще нужно пережить, попытаться вжиться в роль. Хочу найти какие-то нюансы, и что все можно найти про эту тему, и найти образ Марфы, может быть, таким своим. Ooperi lava ja kostüümide kujundajaks on Madis Nurm. Rahvusvahelise kogemusega koreograafi ja lavastaja Teet Kasesõnutsi jääb Rimski-Korsakovi loodud ooperisse alles sinna kätketud vene hing. Samas luuakse täiesti uus omanäoline maailm, et kaasaegsele vaatajale parimal moel edasi anda olulised teemad ja väärtused, millest ooper räägib. Ta üllatas mind eelkõige just sellega, et kui inimese lähedane ta on tänapäeval kuulates. Ja ta on kätkenud sellesse muusikasse sellist püsiväärtust, mis on ka täna väga aktuaalne ja on vajalik meie jaoks ja meeldetuletuseks ideaalne materjal. Alates 2003. aastast on Promfesti raames lavastatud 5 ooperit. Viimati jõudis lavale Üllar Saaremäe lavastatud Attila 2011. aasta suvel.